Esimene esindaja on Ants Eerik Eesti Erametsaliidust ja ma palungi nüüd teie ette Ants Eeriku. Väga hea. Tere tulemast visioonikonverentsile ka minu poolt. Mina olen Ants Eerik ja enda kohta lühidalt olen metsaomanik ja töötan igapäevaselt ettevõttes Metsatervenduse Osaühing, mis tegeleb maade haldamise ja metsakasvatusega. Ja seda ametit olen pidanud üle 20 aasta. Kuna tegu on visioonikonverentsiga, siis katsun seda ära kasutada alates ettekande viisist ja rääkides asjadest ebaharilikult, olevikukriitiliselt ja avatult. Lootes, et see aitab meil leida õige tee, mis viib meid paremasse tulevikku. Loodan, et minu monoloogne ettekanne muutub ühiskonnas dialoogiks. Räägin suures pildis ühiskonna praegusest vaatenurgast maaomanikule ja mida maaomanik ootab ühiskonnalt, puudutades oleviku valupunkte. Kurbusega ette öeldes domineerib looduskaitse. Alustaks kohe tänasest looduskaitsest ja selle tulevikust. Sõna otseses mõttes looduskaitse kõlab meie kõrvus, igapäevaselt meedias, justkui meie eksistentsi ainuke päästja ja valguskiir. Aga kas see on ikka nii? Kas keegi on mõtisklenud ja küsinud endalt, et kas on ka teine võimalus ja tee, et jõuda sinna, kuhu me tahame, unistame ja loodame? Kas mitte looduse hoidmine ei ole see teine õige tee? Mina arvan, et tänases demokraatlikus õigusriigis ei ole vaja loodust kaitsta. Küsin teilt, kas keegi ründab loodust? Kui jah, kes see siis on? Kas võimalik rünne tuleb väljaspoolt või ründajaks on kolmas isik või loodus ise või ühiskond tervikuna? Või hoopis maaomanik on see, kelle eest on vaja loodust kaitsta? Kelle eest me loodust kaitseme? Kes on kaitsja ja kes ründaja? Kokkuvõttes ei ole vahet, millised on vastused nendele küsimustele. Selline just on meie olevik, mis on viinud tegelikult meie ühiskonna konfliktini ja mis süveneb. Ning nagu te teate, konfliktis olles võitjaid ei ole. Selles segaduses ei tea keegi, kes ründab keda ja keda või mida kelle eest kaitsta. Ei võida sellest keskkond, ei ühiskond ega ka maaomanik. Tuleks nüüd alguse poole tagasi ja küsiks uuesti, kas on mõni teine tee? Mina arvan, et on. Loodust on vaja hoopis hoida. Loodushoid on tulevik, mis viib meid sinna, kuhu me soovime liikuda. See peab olema ühiskonna kokkulepe ja kõik peavad sinna panustama. Mitte ainult maaomanik. Kaasa arvatud otsuse lõplikud langetajad ehk poliitikud ja nende otsuste täideviijad, järelevalvajad ja ametnikud. Me peame kogu ühiskonnaga tulema mugavustsoonist välja ja hakkama loodushoidu panustama. Isegi siis, kui need otsused ei ole kõige mugavamad ja 100% riskivabad ning mille tõttu peame me milleski muust loobuma. Kas me kõik oleme valmis loodushoiu eest midagi ohverdama? Me saame teha seda ainult kõik koos ehk ühiskond tervikuna, tugevas koostöös maaomanikega, kes moodustavad üsna suure osa meie ühiskonnast. Me oleme alateadvuses harjunud tänu pikaaegsele sotsialistlikule võõrvõimule, et maal omanikku ei ole, kui maa on tarastamata ja tänu sellele tunneme, et ökosüsteemi teenused on kõigile tasuta. Aga tegelikult oleme tänu sellele jõudnud kriisi. Meist arenenumates demokraatlikes riikides on see iseenesest mõistetav, et igasugused kitsendused ja piirangud tuleb
maaomanikel hüvitada koheselt ja õiglaselt ning sellega arvestatakse ja sealne ühiskond on nõus sellesse panustama. Hetkeliselt lisakuluna igapäevaste toimetuste juures tunduv uus kulukas kuluosa aga muutub pikas perspektiivis kõigile odavamaks ja ainuõigeks positiivset tulemust saavutavaks valitud teeks. Nagu ennist mainisin, vajub looduskaitse aina suuremasse kriisi, iseenda katastroofi poole. Aga veel ei ole hilja. Peame hakkama muutma arusaamu ja põhimõtteid. Me vajame suuri ideoloogilisi muutusi ehk reformi. Me peame alustama algusest, kasutades ära juba osaliselt tehtud töö. Millest alustada? Esmalt on vaja teha tänasele looduskaitsele täielik audit või inventuur. Nimetage seda, kuidas tahate ja modelleerida sellest kõiki hõlmab suur pilt. Ja alles peale seda saame hakata tegema tulevikuplaane. Et kuidas, kui palju ja milliste vahenditega. Vajame erapooletut, sõltumatut välisauditit, et kaardile saaks kogu ökosüsteem. Vajame täpset analüüsi, et välja töötada mudel, kuidas ja mismoodi me suudame siin eksisteerida, külg külje kõrval, ühe tervikuna. Nii, et kõigil oleks ruumi ja eluks vajalik elukeskkond. Kui näeme suurt pilti, siis teame, kuidas hoida ühte või teist liiki nii, et selle populatsiooni ei pärsiks 3., 4. või 40. liigi ellujäämist. Tänaseks oleme kiiruga pika aja jooksul suurte rahade eest teinud valmis või uuendanud kaitse-eeskirjad, kaitsekorralduskavad ja enamusliikidele liigitegevuskavad. Mis me nendega peale hakkame? Seda saab kasutada justkui selle liigi populatsiooni suurendamiseks, mille oleme võtnud vaatluse alla. Kas ikka saab, kui me ei arvesta, kuidas mõjub selle liigi populatsiooni suurenemine suures pildis teistele liikidele ja nii edasi? See on tänane reaalne elu. Need dokumendid hakkavad elama igaüks oma elu ja ainus võimalus ametnikel on nende dokumentide sätteid täita igaks juhuks 120% kindlusega. Muidu äkki. Ning sellega oleme saavutanud just sellise olukorra, nagu hetkel on. Kallid copy-paste liigitegevuskavades suurteosed jäävadki ainult ühe liigi piiresse. Ja need ei täida oma eesmärki, sest lähteülesanne on olnud vale. Täidame siin lihtsalt endale kehtestatud kohustusi ja bürokraatiat, muidugi ise sellesse uskudes. Aga sisu ja efektiivsust tegelikult ei ole ega ka ei tule. Mida peab tegema ametnik, kellel tuleb langetada otsuses sadade omavahel ristuvate dokumentide ja seadustega? Ametnik teeb otsuse vastavalt sellele, milline otsus on temale kõige riskivabam. Aga tegelikult on kõrvale jäänud põhiline eesmärk teha otsus liikide seisukohast. Ega tegelikult ei saa me ametnikke midagi rohkem loota, sest me ise oleme sellise looduskaitse korraldanud ning inimlikult saavad ka ametnikud aru, et tihti on asjad ikka väga kreenis. Olgem ausad ja tunnistagem, et oleme tegelikult rumalad ja ei tea, mida teha. Aga teame küll, kõige parem on mitte midagi sõna otseses mõttes teha. Sellele tugineb ka tänane looduskaitse. Muudame seda, tellime täis auditi, analüüsid ja saame suure pildi paika ning hakkame tööle kõik ühise eesmärgi nimel. Ja selleks on meie laste ja lasteliste tulevik. Toon siin ühe näite kanakullist, kes meil on teise kategooria kaitsealune liik. Kanakulli liigitegevuskava ütleb, et on vaja moodustada 50% teadaolevatest ja registreeritud pesadest püsielupaigad. Miks 50%? Ja mitte kindel arv, sest me ei tea seda arvu. Miks on vaja moodustada juriidiliselt väga kallis kivisse raiutud püsielupaik? Miks ei ole võimalik lahendada olukorda teisiti? Näiteks sarnaselt vääriselupaigalepingule, mis on riigi ja omaniku vaheline notariaalne kokkulepe. Aga seda ei saa teha, sest ametnikud toimetavad erinevate õigusaktide ja meie looduskaitse seaduse järgi. Miks raiume palehigis täna tõde kivisse ja peame ennast täna targaks, kuid tegelikult targana teades teame ka seda, et homme oleme targemad kui täna?
Teine näide Kanakulli liigi tegevuskavast. Tegevuskavas analüüsitakse, kus pesad asuvad ja selgub, et pesad asuvad kanaliste asurkondade lähedal. Ahaa, tore, aga kas see ei lähe mitte vastuollu püüdlusega suurendada kanaliste asurkonda, mille poole oleme püüelnud juba nõukogude ajast saati ja tulemus on ikka nigel. Nõukogude ajal oli Kanakull rahvavaenlane ja see tuli hävitada. Loomulikult ei peaks me olema nii radikaalsed, aga igal juhul neid ka mitte kaitsma aladel, kus soovime kanaliste arvukust tõsta. Mida teha? Ametnike seisukoht. Sellega pole vaja tegeleda. Vaja on tegeleda looduskaitsega. Looduskaitse seaduse järgi ja täita paragrahve. Punkt. Tuleb välja, et me ei tea tegelikult, kui suur on minimaalne vajalik mingi liigi asurkond, milline on optimaalne ja kus on ülempiir, mis hakkab pärssima teiste liikide populatsiooni. Tooks nüüd veel ühe elulise näite ka maa pealt. Mis saab siis, kui kohtuvad sipelgas ja paragrahvist pimestatud ametnik? Kohe kuulete. Vahel ütlen, et ametnikke süüdistada ei saa, sest tema järgib ettekirjutatud seadust ja ideoloogiat. Käisime aastaid tagasi mitmel korral koos teadlaste ja keskkonnaametnikega sipelgate olukorda hindamas ja vaatamas, et mida oleks vaja teha, et sipelgatel oleks ka tulevikus olemas elupaik ja eluks head tingimused. Ehk toimus kaitseala eeskirja uuendamine. Selgus, et puistud on liiga vanad ja sipelgate toiduahela väga olulised toitumisallikad ei saa nii vanas ja kõrges puistus eksisteerida ja oleks vaja tasakaalukalt hakata puistut uuendama. Tunnistati, et oleme niigi hiljaks jäänud ja oleks pidanud sellega alustama juba ammu. Lõppes see lugu aga sellega, et kaasas olnud delegatsioonis oli erinevad ametnikke ja avastati, et selles puistus on ka teisi kaitsvaid vajavaid liike ja uuendamine ükskõik millisel viisil on keelatud. Kõik, punkt. Otsust ei tulnud. Või ikka tuli? Tuli ikka. Tänane kehtiv ideoloogia, mitte midagi teha. Lisaks nendele elulistele näidetele on veel üks suur mure. Tänast looduskaitseseadust kasutatakse ära ja just tänu sellele, et see on just see meie kehtiv looduskaitseseadus. Seda kasutavad ära just radikaalselt mõtlevad aktivistid, kelle alust peaks tarbimise ühiskonna elatustaseme viima just temale sobiva piirini. Ja mitte ei tohi see olla siin, kus on või kuhu kogu ühiskond pürgib. Tänane suur viga on see, et tänane looduskaitse põhineb pindalalisel ja lauskaitsel ja tegevusetusel. Me peame võtma vastutuse ja tegelema asjadega teaduslikul alusel. Me peame kaitsealasid majandama ja just selle liigi vajaduste järgi, mida on vaja abistada, arvestades suurt pilti ja uskuge, asi läheb kordades paremaks. Õnneks on täna käivitatud LIFE-projekti raames esimene suurem projekt, kus lendorava kaitsealadel püütakse teha just seda sama, millest rääkisin. Kindlustada lendoravale ka tulevikus puistu, kus tema elukeskkond on maksimaalselt hea. Ja uskuge või mitte, aga majandamisega saab seda just saavutada ja ainult koostöös maaomanikuga. Loomulikult tuleb selle juures ka lahendada ülioluline lokaalne kiskluse teema ja ühiskonnal tuleb esitada see tellimus maaomanikele, kes korraldavad selles piirkonnas just vastavat väikeuluki jahti. Mitte nii nagu täna näiteks Karula rahvuspargis, kus pandi eesmärgiks 10 aastat tagasi säilitada vanuseline struktuur. Mis on tulemus? 10 aastat hiljem, imet, metsade vanuseline struktuur on tõusnud 10 aasta võrra. Eesmärk ei ole saavutatud. Lisaks on veel lähiaastatel plaanis riigil alustada analoogsete üksikute projektidega, aga see on ainult piisk meres. RMK on selles osas edusamme teinud, aga sellest ei piisa, sest olgem ausad, tegeletakse ikka sellega, mida Euroopa on nõus enamuses kinni maksma. Ühiskonna enda panus on olematu. Täna siis märgalade soode taastamisega. Ärge unustage, et erakätes olevad maad on ikka oluliselt rohkem kui riigimaad.
Võtmesõna on kaasake maaomanik loodushoidu. Ühiskond peab maaomanikele õiglaselt ja õigeaegselt hüvitama piirangud ja meie senine suhteliselt heas seisnud fauna ja floora saavad uue hingamise ning uskuge mind, me suudame seda saavutada samal kaitsealade pindalal või isegi seda vähendades, kordades parema tulemuse. 2 viimasel aastal on kõigile kodanikele selgeks tehtud, et peab arvestama 4 olulise aspektiga. Kui neid kõiki 4 ühteviisi tähtsustada, on tänasel tegevusel ka mingi tulevik. Ökoloogiline, majanduslik, sotsiaalne ja kultuuriline. Nõus. Kogu ühiskond on selle heaks kiitnud, kaasa arvatud teadlased. Aga mis on karm reaalsus? Ökoloogiline aspekt. Tavaliselt tehtud kiiruga, ebapiisav ja ebaprofessionaalne ehk kasutatud ainult tänase looduskaitse sätteid. Midagi on ju vaja paberile panna, muidu ei saa ju uut kaitseala või kitsendust luua. Kuidas on ülejäänud 3? Majanduslik aspekt. Heal juhul on välja toodud omavalitsusele saamata jäänud maamaks ja see on ka kõik. Kultuurilisest ja sotsiaalsest poolest ei räägita mitte sõnagi. See on naeruväärne reaalsus. Fiasko. Edasi, Kentuki poisid. Meil on vaja täita seadust, mille oleme endile ise kehtestanud ja mida isegi Keskkonnaamet ei suuda täita, kuna vahendid puuduvad. See kõik on nii valusalt väär. Me peaksime peatama kõik laiendused ja uute alade moodustamised seniks, kuni oleme endile selgeks teinud, mida, keda ja kui palju ja kuidas hoida. Kui oleks üks suur punane nupp, kus saaks lülitada avarii korras välja kogu selle meie kaitsealade ideoloogia raiumise kivisse, siis vajutaksin seda kohe. Ahaa, minul on ju see võimalik. Kui vahenditest rääkida, siis jagaksin need 2 tegevuseks. Pehmed ja kõvad. Pehmete all mõtlen erinevaid uuringuid, tegevuskavasid, projekte ning kõvade all mõtlen just tegevusi looduses füüsiliselt ja hüvitisi. Põhiline mure on selles, et vahendeid on vähe ja see sõltub eelkõige ühiskonna arusaamast ja nõudlusest ehk poliitilistest otsustest. Aga eriti vähe on seda just kõvade tegevuste poolel ehk tegevused looduses ja hüvitised. Väidan seda, et tasakaal kõvade ja pehmete vahel on täielikult paigast ära. Piltlikult öeldes kehtib ka siin tünnireegel. Kui tahad teha tünni, kuhu saab mahutada rohkem vett, siis ei piisa üksikute tünnilaudade pikemaks tegemisest. Pead võrdselt kõiki laudu pikendama, siis saavutad ka tulemuse. Kuhu oleme jõudnud täna selle ebaõige ja ebaõiglase loogikaga? Maaomanik on eemale tõrjutud, tema vara natsionaliseeritakse iga jumala päev. Maaomanike ohjes hoidmiseks kasutatakse keelde, käske ja karistamist. Ainult nii suudab riik veel hoida seda vähest vett tünnis, aga varsti selle tünni lauad mädanevad sootuks või vesi rikneb. Kui me ei muuda ideoloogiat, ei kaasa maaomaniku loodushoidu. Teate, kui üldiselt kellegile veel teha liigitegevuskava, siis oleks seda hirmsasti vaja maal elavale või maal elatist teenivale inimesele. See liik on hääbumas ja seda on vaja hoopis hoida. Mitte küüditada vabatahtlikult linnadesse elama, täpselt samamoodi toimetati peale Eesti Vabariigiga okupeerimist. Vabatahtlikult liituti kolhoosiga. Aga üks suur erinevus siiski nimelt on. Siis andsid oma vara ära ja said ka kohustustest priiks. Aga täna võetakse vara, aga kohustused jääb. Kes on maaomanik? Vaadake enda ümber, ükskõik kus ja siis näete. Mida ootab maaomanik ühiskonnalt ja mida pakub maaomanik ühiskonnale? Kas sellel teemal on üldse mõtiskletud? Maaomanik soovib olla maaomanik ja selleks on vaja 3 tingimust. Tegevusvabadust, piirangute ja kitsenduste kohest ja õiglast hüvitist ja õiglast maksukeskkonda. Rõhk on sõnal õiglane. Ja kui see omakorda kokku võtta, siis vajab maaomanik ühiskonna poolt kindlustunnet.
Aga tänasel päeval on maaomaniku olukord läinud väga hulluks. Kogu koormus on pandud maaomanike õlgadele, nii moraalne, füüsiline kui ka materiaalne. Ühiskond nõuab aina enam kvaliteetsemat ökosüsteemiteenust ja iga mehe õigust ning seda iseenesestmõistetavalt peab saama ise midagi panustamata. Kuigi viimased keskkonnaministrid on suutnud teha muudatusi, mis on toonud leevendust maaomanikule. Aga see ei ole kaugeltki piisav. Täna on erametsast circa 14 000 hektarit piiranguvööndis olevat maad, kus maaomanik ei saa kitsenduste eest mitte midagi, vaid maksab sellele peale. Lisaks veel kohalike omavalitsuste poolt tehtud kaitsealad ja kitsendused. Täna omavalitsustel väga aktuaalne teema, kohalike kaitsealade ja kitsenduste seadmine. Teeme kaitseala, loomulikult veab seda mõni aktivist. Meie kodanikud nõuavad, kõlab loosung. Nõus, tehke analüüsid, leppige maaomanikega kokku ja tehke. Aga kus sa sellega? Tahetakse minna ikka seda natsionaliseerimise teed. Tänaseks on küll sihtkaitsevööndid ning Natura alad osaliselt hüvitatud, aga hüvitise suurus on alla poole sellest, mis oleks õiglane hüvitis. Kas see on jätkusuutlik? Hüvitise suurus ei ole muutunud juba 10 aastat. Mis on teinud inflatsioon? Lisaks sellele maksustas riik veel saadava hüvitise tulumaksuga, mis on hoop just füüsilisest isikust metsaomanikele ja keda on just Eestis enamik. Mõelge sellele. Kevadel tehti otsus, kus vähendati 12% Natura hüvitist piiranguvööndite eest, sest raha ei ole. Siin peaks ühiskond seisma tervikuna ja solidaarsena, ka need, kes ei ole maaomanikud või keda need asjad otseselt ei puuduta, ning saatma kindla konkreetse signaali otsustajatele. Miks on vaja ühele demokraatlikule riigile üldse maaomanikke või eraomanikke üldse? Tegelikult on vastus lihtne. Seda teame me lähimineviku praktikast. Mis juhtub siis, kui eraomand kaotatakse või kaob? Nagu eelnevalt mainisin, siis natsionaliseerimine ja sotsialismi ilmingud on viimaste aastate jooksul aina suurenenud ja just tänu tänasele looduskaitseseadusele ja ühiskonna mõtlematusele. Meie keelame, käseme, otsustame, mitte maaomanik. Toimub teadlik suunatud vastandumine. Üldiselt oleme liikumas maaomanike õiguste vähenemise suunas ja see on oht tänasele riigikorrale ning põhiseadusele. Tänased meie rohelised on ühepoolselt loobunud kõikidest varasematest siseriiklikest ja rahvusvahelistest kokkulepetest, normidest, kriteeriumitest ning tahavad need viia uutesse kõrgustesse. Aga mida teeb suurem osa maailmast? Nad ei suuda ega ei taha hetkel isegi kehtivaid norme täita. Siseriikliku näitena võib tuua kehtivat metsandusarengukava, mida ei tunnistata, või uut FSC Eesti standardit, mille tegemise kontroll on olnud aastad kaaperdatud. Ja tänu sellele on valmimas üks maailma rangemaid algselt vihmametsade kaitseks loodud standardeid, mis ei lähe üldse Eesti kontekstiga kokku ja mida maaomanikul ei ole võimalik reaalselt täita. Eks aeg näitab, aga ükskord istute üksi selle standardiga, kui vint on üle keeratud. Ja seda enam kellegile vaja pole, sest tegu on vabatahtlikust sertifikaadiga, mille sisu peaks olema konsensuslikult kokku lepitud. Aga tegelik elu on sellest väga kaugel. Mida rohkem on maaomanikke, seda parem riigile, ühiskonnale ja keskkonnale. Kuid tänane olukord, kus maaomanik on pandud seisu, kus tema tegevus ja teadmised on seatud kahtluse alla ja läbi erinevate uute seadusemuudatuste lõhutakse eraomandi mõistet ja õigusi, viib see meid kogu aeg lähemale reaalsele konfliktile, kuigi peaksime liikuma hoopis teises suunas. Täna sisendatakse maaomanikele läbi tänapäevase meedia kõikide kanalite, et kohe jääte oma vara otsustusõigusest ilma. Ja meie hakkame ütlema, mida sina tohid teha ja mida mitte ja mida pead tegema, loomulikult tasuta.
See on lihtlabane odav hirmutamine ja valelik propaganda. Kõige hullem on see, et see töötab ja ühiskond on seda uskuma jäänud ja ta ei usu enam oma riigi, naabri või üleaedse tegevusse, sest ta on lummatud tänapäevasest meediast ja ainutõest, mida keegi, ükskõik kes meie seast säutsudes arvab. Kui rääkida hirmutamisest ja valetamisest, siis tiitel, mida keskkonnaühendused igal aastal jagavad nimega Keskkonnakirves, peaks minema ülekaalukalt organisatsioonile Eesti Metsa abiks. Just nende tegevus valede faktide levitamisega ja propagandaga on viinud maaomanikud kahe mitte just kõige õigema valiku juurde. Tänane maaomanik näeb ja kuuleb seda ja mõtleb. Midagi tuleb kohe teha oma vara kaitseks. Üks kahest, kas alustada kohest üliaktiivset majandamist, et minu maale ei tuleks või ei kasvaks jumala pärast midagi, kes on kaitse all, või teise variandina müüa oma vara koos maaga. Need mõlemad valikud teevad just karuteene meile kõigile. Maaomanik ei taha olla enam maaomanik. Tal puudub kindlus tuleviku osas. Ta loobub omandist. Kujutage ette, mis juhtuks siis, kui riik annab signaali, et kellel on 4-toaline korter, peab ühe toa tulevikus andma tasuta riigi poolt määratud isikule kasutamiseks. Aga kõik kulud jäävad maaomaniku kanda. Mõelge. Meie ise ehk kogu ühiskond saab seda muuta, andes maaomanikule teise sõnumi. Muudame suunda ja tagame maaomanikule kindlustunde. Meie maaomanikud ei saa ega taha minna registreerida oma maad Lätis või Sajusaartel, nii nagu saab teha oma ettevõtte või endaga. Me ei tohi minna kaasa ideoloogiaga, käsud, keelud, karistamine. Sellega saavutame massilise omandist loobumise ja otsese hinnalanguse maaturul, mis on tekitatud kunstlikult riigi sekkumise tõttu turumajandusse. Maailmas on väga palju odavat raha, mis kasutab kohe seda võimalust ja tulevikus oleme jälle maata lihtsalt inimressurss, mitte enam eestlased Eestimaal. Kes kaitseb tulevikus meie riiki, viib edasi meie kultuuri ja kuidas säilib meie keel ja rahvus. Ilma eraomandita kaob kõik. Kas maaomanik tahab täna pakkuda avalikult kvaliteetset ökosüsteemi teenuseid ühiskonnale? Ei taha, sest siis teda materiaalselt karistatakse ja kõige hullemal juhul tema vara natsionaliseeritakse. Jah, loomulikult maaomanik teeb seda ka praegu, aga ilma igasuguse motiivi ning efektiivsuseta. Kui kaua? Hetkel on koostamisel Kassikakule ehk Puubole tegevuskava. Eesti Erametsaliit tegi omapoolse kirja ettepanekutega, aga otse loomulikult sellega ei arvestatud ja saime vastuseks kirja, mis vastas täpselt tänasele looduskaitse ideoloogiale. Ei saa süüdistada ametnikke, sest nemad teevad asju just nii, nagu on ette kirjutatud tänase looduskaitse ideoloogiaga. Sündimas on jälle üks täiesti kasutu ja mõttetu dokument, mis hakkab elama oma egoistlikku ja individuaalset elu, mis teeb halba nii metsaomanikule, ühiskonnale, loodusele. See meid edasi ei vii. Selle taustal tooks näite reaalsest elust. Kassikakk on meile tuntud ja taas ühiskonnale presenteeritud müstiline ja salapärane liik toredas filmis Elja jõulud tondikakul. Vast olete käinud vaatamas. Kui sealt ei paistaks välja propaganda tulemuslik olevik, see näitab, kui haigeks on ühiskonna teinud meie looduskaitse seadus, riigi tegemata töö ja roheäärmuslaste valelik propaganda. Kurb. Meie ja Soome riigi presidendid näitasid mõlemad Harvesteri oma 100. aastapäeva pidustustel, aga millises valguses üks ja millises teine? Olgu, mina maaomanikuna soovin paigaldada pesaaluse Kassikakule. Oletame, et mulle õnnestub pesaaluse paigaldus ja toimub pesitsus. Ja siis meie kõigi sõber, looduskaitseseadus, karistab meid koheselt.
Ükski heategu tänases looduskaitseseaduse ei jää karistamata. Aga tegelikult saaks ja peaks tegema risti vastupidi. Sellist tegevust ei tohiks karistada, vaid peaks premeerima. Kui paljud maaomanikud täna tegelevad loodushoiule kaasa aitamisega? Kui seda tehakse, siis salaja. Kas te nõustute, et olukord ei ole hull, vaid on katastroofiline? Kas meil sellise looduskaitseva ideoloogiaga on üldse tulevikku? Igal juhul saime me sellega mõlemat oksa, kus ise istume ja kuhu toetume. Täna on väga kuumaks teemaks rahapesu ja just ülisuures ulatuses. Kindlasti ei pesta seda raha ainult selleks, et osta kinnisvara ja uhkeid autosid. Suurem osa rahast läheb ikka mingite kindlate tulevikku suunatud eesmärkide saavutamiseks. Kremli pestud raha maailmas täidab ainult Kremli eesmärke. Kas Kremli eesmärgid on meile vastuvõetavad? Nimetagem seda osa rahast, mis lõpuks läbi fondide jõuab roheliste toidulauale arbuusiks. Väljast roheline, seest punane. Kas meie rohelised kasutavad seda teadmatusest, teadlikult, lihtsalt lollusest või omakasu ahnusest? Mis on Kremli eesmärk olnud ja on ka tulevikus? Ikka nõrgestada ja lammutada erinevad liidud ja organisatsioonid, mis suudavad vastu seista Kremli ühepoolsetele kavatsustele. Lisaks sellele lõhestada ja nõrgestada ka riike seesmiselt, sekkuda teiste riikide valimistesse ja üks oluline eesmärk, mida saavutatakse arbuusi taktikaga, on panna kinni Euroopas kasutatavad kohalikud ressursid, et hiljem ise müüa oma ressurssi kalli raha eest Euroopasse. Lisaks takistada kõiki suuri projekte, olgu selleks Eesti näitel Rail Baltic või rafineerimistehas. Tänaseks on selge see, et arbuusi raha on jõudnud ka Eestisse ning seda suhteliselt avalikult. Näiteks just siinsamas sellel aastal toimunud seminar, mida rahastas fond, kuhu panustab Nord Stream. Arvan, et meie enda inimesed ei peaks ennast ära müüma ühe kausi supi eest ja kogu ühiskond peaks seda taunima ja saatma arbuusi tagasi sinna, kus see tuli. Me peame leidma vajadusel need vahendid oma ühiskonnast. Kas kujutate ette, et meie enda riigimetsas otsib Vene karu vääris elupaiku ja tuleb Tartusse õpetama, kuidas ja mida vaja teha ning hakkab koolitama siin embleemideta rohelisi mehikesi, kes meie maadel ringi luusima hakkavad? Häbi peaks meil olema. Arvan, et see on suur julgeolekuoht ja vastavad institutsioonid peaksid kontrollima neid, kes seda raha maale toovad ja mis on selle raha tegelik ülesanne. Teeme ühe katse ja vaatame, kas arbuus on ikka selline, nagu eelnevalt kirjeldasin. Tundub õige magus ja just sellepärast tõmbabki see enda poole kärbseid ja herilasi. Olen olnud oma eelnevas ettekandes väga kriitiline, aga õigustatult. Peame julgelt ja selgesõnaliselt välja tooma, mis tegelikult toimub. Tänases tõeühiskonnas ei tohi jääda domineerima valeinfo, selle levitajad ja nende eesmärgid. Milline on maaomaniku roll tulevikus? Fantaseeriks kaugemast tulevikust ja kas üldse ning millal see realiseerub, on meie kui inimkonna enda kätes. Loomulikult eelduseks on, et suudame pöörata tänast looduskaitse ideoloogiat ja liigume efektiivse ja tulemusrikka maaomanike kaasava loodushoiu juurde, et tagada eluks ja arenguks vajalik keskkond ja ühiskond. Meie planeedil on piiratud ruum ja ressursid ning juba täna oleme kasutamas ning tarbimas ressurssi tulevaste põlvede arvelt, ehk mitte jätkusuutlikult. Meil on täna võimalus oma jalajälge vähendada, et jõuda olulise jätkusuutliku murdepunktini. Me teame, et inimkond suureneb iga päev ühe Tartu suuruse linna elaniku arvu võrra
kes tahavad kõik tarbida ning samasugust elu nagu meil siin. Kui see number piisavalt suur ei tundu, siis ainuüksi käesoleval aastal on maailma rahvastik suurenenud ligikaudu 27 miljoni inimese võrra. Mõelge, kui palju neid on. Et maailma päästa aina kasvava inimkonna ehk meie endite eest on meil vaja 2 läbimurret, milleks on revolutsioon energeetikas ehk toota energiat olematu hinna ja keskkonna mõjudeta ja teiseks suuta tasuvalt, ohutult ja kahesuunaliselt transportida teistelt planeetidelt või taevakehadelt ressurssi. Kui oleme mõlemad asjad täitnud, siis muutub kogu maailm kardinaalselt ja kaasa arvatud ka maaomanike roll. Mis kindlasti jääb, on metsade majandamine ja puidusaaduste tarbimine, aga seda tehakse absoluutselt teistel alustel. Ehk peamiselt arvestatakse ökoloogilisi ja elukeskkonna printsiipe ehk ökosüsteemi teenused töötavad täistuuridel. Me suudame tulevikus kasvada ja laieneda kõikides valdkondades väga efektiivselt ja keskkonnasõbralikult, mitte ainult horisontaalselt, vaid ka vertikaalselt. Me peame liikuma kiirelt nende 2 asja suunas, muidu lõpeb inimkond suure katastroofiga iseenda käe läbi. Meie üksi ei muuda siin midagi, vaid koos kogu inimkonnaga on see ainuvõimalik. Ja loomulikult seda demokraatlikus, õiglases ühiskonnas, mida aitavad luua ja hoida just omanikud. Aitäh kuulamast ja vaatamast, ilusat kevade jätku! Head kuulajad, kui teil on hologrammile küsimusi, täpsemalt siis Ants Eerikule küsimusi, siis need on oodatud. Nagu näha, siis hologramm on ka materialiseerunud nüüdseks hetkeks. Et väga intrigeeriv ettekanne oli, kindlasti tekitas see mõtteid. Andke palun käega märku, kellel see tekitas ka küsimusi. Näen, et 4. laud või 5. laud vist eestpoolt vaadates seal on käsi püsti ja sealt tuleb ka küsimus. Vist ei ole mikrofoni küljes, ma vist ulatan mikrofoni. Airados maaomanik, Antsule küsimus. Kus sa järgmise selle ettekande teed? Et see on sul nüüd ju olemas, et nagu nägid, siin plaksutati, tõenäoliselt saadi aru, aga need teised kangelased, kes seal pildi peal olid, et millal, küsimus ongi, et kus sa veel oled mõtelt seda ettekannet teha? Õnneks näidati seda ka laivis Postimehe kanalites, nii et sealt, kes vaatasid, said sellest osa, aga kus ta järgmisena avalikustatakse, ei tea, et ega ma teda ära ei pida kuskile. Nii, ma julgustan ikkagi küsima. Tõstke käsi ja esitage oma küsimus. Kuna ma ühtegi kätt hetkel ei näe või siiski on kusagil? Ja, mikrofon ka palun kindlasti, muidu teid ei kuulda internetis. Tere, jah. Väga emotsionaalne ja kurb oli seda kuulata ja vaadata, aga nii see on. Kas oleks nii kena ja räägiks natuke sellest Vene karust ja nimetaks natuke nimesid ka? Sest et võib-olla siin on rahvast, kes saavad seda aru, ütleme enamus saab aru, aga kui on vaatajad, kes vaatavad ja ei usu seda kõike, äkki siis natuke täpsustad? Jah, ega mul need kuupäevad peales ei ole, või millal see siin toimus ja tegelikult on selle kohta info ka internetis täitsa leitav, et kes seal siis esinesid, mis siin siis toimus Tartus ja tegelikult, nagu ma ütlesin, et see oli ka avalikult, et ega see Nord Stream ei olnud ka seal peidetud kujul ja lisaks sellele ilmus ka ajalehes selle kohta
vastavasisuline artikkel minu teada. Et kuidas siis Kremli raha siis looduskaitsesse panustatakse. Ma küsin ise siis, et kui te olete püüdnud rääkida looduskaitsjate ja keskkonnakaitsjatega, milliseks see diskussioon on kujunenud ja kas see diskussioon on tekkinud üldse? Kas on tekkinud mingi reaalne arutelu või lihtsalt ongi nii, et üks esitab oma seisukohad ja teine esitab oma seisukohad? Jaa, et me oleme tahtnud seda diskussiooni tekitada, aga tegelikult seda ongi rohkem monoloog, et kui sulle see paber või määrus või ette pannakse, et ega seal ei olegi mitte midagi muuta, et see ongi see tõde ja ütleme, et maaomanike ja väljastpoolt tulevate ettepanekutega lihtsalt ei arvestata, et nii ta on kahjuks. Et praktikas on ka tegelikult, nagu ma ütlesin, ma olen ise ka maaomanik ja ettevõttes, kus on suhteliselt palju maad, et siis igapäevaselt puutun sellega kokku ja praeguseks ainukeseks selliseks tõhusaks vahendiks on pöörduda siis oma õiguste kaitseks kohtu poole, mis on väga kurb. Isegi siis, kui tegelikult juba eelnevalt on Riigikohtu lahendid olemas analoogse küsimuse siis lahendamiseks, siis ikkagi punnitakse alguses vastu ja pärast siis tõdevad, et jälle kaotasid. Et see on ainuke võimalus, aga see on väga kurb, et see nii on. Aga suur tänu, Ants-Erik!